kolmapäeval, 29. detsembril toimub kogukonnamaja sissehoovis suur pidu. Kõik saavad kokku, et üheskoos süüdada 5 Hanuka künal. Traditsiooni kohaselt korraldavad üritus Eesti juudi kogukond ja Tallinna sünagoog ning sellest võtavad osa ka kutsutud aukülalised. Kõik ootab ees meeleolukas programm ja supisted. Tänavu algab Hanuka kolmapäeval, 25. detsembri õhtul ja 8. künal süüdatakse teisipäeval 1. jaanuari õhtul, mis langeb kokku Eesti riigipühadega. Meie kogukonda ootab ees rikkalik programm. Juba käesoleval nädalal jõuavad müügile Hanuka komplektid, mis sisaldavad kõike pühadeks vajalikku. Saate valida endale meelepärase Hanuka künlajala, aga ka vahast või oliivõilist künlad sellele. Tule ja osta oma lähedastele ja sõpradele Hanuka komplektid. Samuti 5. künla sütamise päeval toimub ainulaadne juudi teismeliste õhtu Glow in the Dark, košer vaikne disko Hanuka. 12–17-aastased teil on vedanud, sest teie osalete. Kolmapäeval, 25. detsembril algab Hanuka Kohtla-Järvel suure piduliku üritusega kohalikule kogukonnale tänu Ida-Virumaa juudi kogukonna esimehe Aleksandr Dusmani ja tema meeskonna korraldusele. Hanuka eelõhtul ja esimestel päevadel toimub 5–11-aastastele lastele särav Hanuka laager. Laagri 4 päeva jooksul saavad lapsed palju muljeid, emotsioone, soojust ja teadmisi. Programm sisaldab meistriklasse, loomingulisi tegevusi ja imelist Hanuka õhkkonda. Lisaks on kavas veel sõrikutel kelgutamine, suusatamine Nõmmel, Tondiraba uisuväljaku külastamine ning teised üllatused. 26. detsembril süüdatakse Tartus teine Hanuka künal. Tähistamisest võtavad osa lastega pered Tallinnast ja Tartust. Ürituse programmi kuuluvad aukülaliste poolt teise künla pidulik sütamine, tuleshow, muusika ja supisted, linnaekskursioon ning Võhma valgustehase külastus. Hanuka 3. künla sütamiseks kutsume teid suurele pidulikule šabatile. Sel aastal omandab meie õhtu tänu Hanuka tuledele ja imedele veelgi suurema võlu. Üheskoos sütame Hanuka künlad, kuulame inspireerivad lugusid ning saame tunda traditsiooni lummavat jõudu. Liitu, et täita oma hing valgusega ja südasoojusega. 28. detsembril kutsume kõiki meie kogukonna liikmeid, kelle emakeel on eesti keel, veetma õhtu traditsioonilisel õhtusöögil Hanuka eesti keeles. Samal õhtul tähistavad meie noored Hubases kohas Hanukat. Rabi Mihi ja Rabanit Rishi Pekarski pere korraldatud üritused on alati stilsed, meeleolukad, mõnusate supistede ja huvitava programmiga. Juba välja kujunenud traditsiooni kohaselt annab kõik 8 päeva külalisele valgust Rotermani kvartalis süüdatud suure Hanuka künlajala tuli. Kutsume kõik 30. detsembri õhtul osa sama 6. Hanuka künla sütamise pidulikust showst Rotermani kvartalis. Hanuka 8. künla auks toimub 1. jaanuaril naistele eriüritus. Kutsume igat Eestis elavat juudi naist jagama iseenda valgust ning saama inspiratsiooni suhtlemisest, energiast ja tarkusest. Vahetult peale Hanukat on 5. vetikupäev, mis tänavu langeb 5. jaanuarile, juudi pühade raamatute päev, Didan Notsach. See fraas tähendab tõlkes võit on meiega. Selle päeva traditsiooniks on uute juudi raamatute ostmine, seega sel päeval pakuvad veebiraamatupoed väga häid alahindlusi. Kui soovid liituda meie ühise tellimusega ja osta endale Toora, Tanahi, Taaveti, psalmide või mõne muu püharaamatu, aga ka ilukirjanduslikku või temaatilist juudi kirjandust, siis anna teada. Kallid sõbrad, nii nagu Hanuka kõige 8 päeva valgus valgustab terved aastad, nii inspireerigu juutide positiivne elussuhtumine teid iga päev. Ilusat talve!